Kell on nüüd 7:36 minutit ja käes on loomajõudiste aeg ja rõõm ja hea meel on tõdeda, et loomad otsivad endale lumest tegevust. Jäävad lumememme ja jäävad lumesõda. Seda ka kord sulatavale, kord tuiskavale talveilmale vaatamata elavad loomad ka Tallinna loomaaias oma tavapärast elu. Kes teeb endale lumme mõnusalt sooja tukkumispesa, kes hakkab aktiivsemalt liigikaaslasi märkama ja piirama, kellel pulmad täies hoos. Ikka on lumes see, et teed kõigepealt endale pesa. Sooja pesa, viskad sinna sisse, kraabid lume peale, jätad pea välja ja hakkad aga liigikaaslasi tšekkima. Mõnus. Kullimäe. Inimesed teevad tavaliselt seda liiva sees. Jah, üldjuhul küll, et sõidavad kuskile siis liivlasse ja lähevad sinna väikse künka taha, hakkavad liigikaaslasi tšekkama. Nagu kilpkonnad. Pärast kraabivad munadele liiva peale ja nii see käib. Aga Kullimäel käib aktsioon. Aktsioonis on kaelus ja habekotkad, nagu me teame, kes poetavad oma esimese muna pesapõhja tavaliselt juba veebruaris. Detsembris alanud ja jaanuaris jätkunud amuurileopardite pulmadest on veebikaamera vahendusel võimalik igaühel osa saada. Nii, et on siis jällegi võimalus kaamerast vaadata, kuidas leopardid pulvitavad. Rookassid alustasid kurameerimisega. Panevad tatti, nagu saan aru. Tundide kaupa. Isegi istuvad pingi peal. Hoiavad kätest kinni. Sabadest, Sabad rõngas. Isegi emaelevant Flenn näitas õrnutsemissoovi, kuid elevandipull Karl kahjuks vedu ei võtnud. Kes see näitas? Ema-elevant näitas õrnutsemissoovi. Okei. Mul lihtsalt praegu jäin siia mõttes... Rookasside juurde. Jäin mõtte, selle rookasti kurameerimise jutu juures, et huvitav on see, et inimesed vaatavad nagu seksfilme väga hea meelega, pornofilme, no ühesõnaga suguühed vaatavad hea meelega. Aga sellist kurameerimist. Kuramaaži, nagu tavaliselt inimesed on ka ainult, keda ruum, ei viitsega üldse vaadata, kui kaks inimest niisama musitavad. Õrrutsevad. Et väga huvitav tähelepanek. Mina käisin teatris kolmapäeval ja minu ees ja tagareas samal ajal muudku suudeldi kogu aeg. Päris imalik oli olla. Teatris või? Jumal küll. No seda minagi. Mingid vana inimesed ka või? Ei, mingid noored. Mida nad ronivad sinna teatrisse, kui ei, noh... Aga millest tükk oli? Tükk oli isa, ühesõnaga laste saamisest. Ja kuhksid tatti panna selle kohe. Issand jumal. Läks nii südamesse. Päriselt ka? Ees ja taga või? For real. Ees ja taga? Jaa, täpselt nii. Terve etenduse vältel kogu aeg või? No ma ei jälginud kogu aja, mis see toimus. Ma vaatasin ikkagi enamik aega ikkagi etendust, aga siis mingid momendid siis nagu nägin. No, loodame, et neil tuleb ilus elu. Läheme loomajõudistega edasi. Soojama kliimaga aladelt pärit loomad, aga juba poegivad soojades ruumides. Teisipäeval sai Vietnami rippkõht siga maha 4 põrsaga. Tal kõht enam ei hõõru mööda maad ilmselt. Ei ripu enam. Kolmapäeval täienes troopikumaja Pincher-tamariinide 8-liikmeline grupp 2 vastsündinu võrra, kelle tähelepanelikult külastajad nüüd isalooma turjale klammerdunult näha võivad. Need on need väga nuinud loomad. On. Emale loom saab pojad endale vaid imetamise ajaks. Pühapäeviti hakkab loomaaia Illu kohvikus välja pandud näitusel elavad kalliskivid ja muud mutukad juttu vestma ja põnevat putukamaailma puudutavatel küsimustel vastama zooloog Aleksei Turovski. Asjast huvitatud leiavad rohkem teavet loomaaia kodulehelt. Koolivaheajal loomaajas korraldatud talveviktoriini õigesti vastanute vahel loositud loomaaia aastakaart läks Tallinna tüdrukule 9-aastasele Miia Laurile. Palju õnne, Miia! Millal Turovski räägib? Pühapäeval. Väga mõnus. Mina ikkagi siit, mitte mina, vaid meie soovit ikka teil kõikidel minge aga käige loomaajas, sest loomaaed, me teame siin, me ju jälgime tema tegevuskoeg, vahel natuke raha puuduses ja ükski kroon mööda külge alla ei jookse. Aga need olid kõik. Ükski euro mööda külge alla ei jookse. Ükski raha. Ja ükski raha, sest et täna on siis viimane päev, kui saab loomaaeda minna krooni eest. Ja kõik oli sul, jah? Kõik, jah. Kuulame natuke muusikat ja siis räägime sellest mehest, kellest sina rääkisid ka just Turovskist veel edasi, sest tema täna Õhtulehe peal. Nii, loomauudistes oli juttu sellest, et Turovski siis räägib igasugustest... Pühapäeviti Illu kohvikus. Iga pühapäev on see või?
ma kohe kontrollin looma ja kodukalt üle selle. Räägi edasi. Ja Turovski räägib siis pühapäeval loomaaias, aga täna räägib ta Õhtulehes. Ja millest ta räägib? Ta räägib sellest, millest ta tööd teeb, ehk kes veel ei tea, et ta ei ole niisama loomasõber ja linnusõber, vaid tema on tegelikult siis parasitoloog, kes uurib siis parasiite ja ta räägib siin päris selliseid toredaid jutte, kes tahab kõhnuda ja kes kardab hommikul väga palju, et ta sööb, siis lugegu seda juttu. Näiteks räägib ta sellest oma tööst siis parasiitidega, sellest, kuidas ta käis Madagaskaril ja ühel Madagaskari põliselanikul, ühel naisel, kes oli pime, tema oli nakatunud siis sellisesse ussi, mille nimi on Loa. Ja Loa on niisugune ümaruss ja kui Turovski taga rääkis, siis naine vaatas talle otsa ja nägi Turovski neid ussikesi tal silmades liikumas. Vot selline ussike Loa ja ta räägib, et natukene talle meeldib väga oma töö, aga tal on natukene nagu imelik ka rääkida sellistest jubedatest asjadest, et tegelikult tal ei meeldi rääkida nendest jubedatest asjadest, kuigi ta ise on nagu väga huvitatud, aga kui ta hakkab nagu vaimustusega rääkima ussikestest silmades, siis on nagu inimesed niimoodi, kuule, come on. Ja ta räägib ka siin artiklis veel mitmekümne sentimeetristest dragunkuliitidest, kes nahal roomavad ringi sul, nii et on näha. Ma olen näinud selliseid asju ka unes. Ja vot dragunkuliidid on. Dragunkuliite, jah. Ja räägib siis ka nendest asjadest, et mis juba põnev asi on see, et kui 73. aastal Turovski läks loomaida tööle, siis ta jäi kogu aeg haigeks. Tal olid dragunkuliidid nahal. Ei, tal oli niimoodi, et tal oli järjest mingi 5 kopsupõletiku sarnast tõbi ja ta ei saanud nagu aru, et mis värk on ja hakkas uurima. Ja selgus, et tal on loomakarvade ja linnusulgede allergia. Nii et töö, mida ta väga ise armastab, tal on tegelikult oma tööallergia. Ja sellepärast ta ongi... Kas ta siis see tähendab seda, et ta peab kogu kabinetis olema? No võt on jah, selles mõttes, et ta peab raamatutes uurima ja nii, et kaugelt vaatama ja mina olen ise Turovskiga koos loomajas olnud ja vaatasime, praegu hakkab meenumis, me vaatasime jumala kaugelt nii loomi. Aga muide siin... Ja ta hakkab ütles, et pärast seda, kui ta teada sai, siis ta ohkas sügavalt ja uurib rohkem kalasid ja nugilisi. Nemad jah ei ole karvased tavaliselt, aga ma ütlen siin väikese infona siis seda, et kuna toimuvad siis Illu kohvikus loengud, Turovski räägib siis eksootilistest putukatest ja teistest selgrootudest alates kella 3 pühapäeviti siis 16.30 jaanuar, 37.27 veebruar ning 13. märts. Need on siis eestikeelsed loengud ja vene keeles 23. jaanuar, 6. ja 20. veebruar ja 6. ja 20. märtsil. Vot. Räägib ta siis siin veel ka, ütleme, sellisest tavalistest asjadest, nagu puugid, täid, sellised... Tavaline puugi ja täiud. Sääsed, sellised asjad. Ja räägib seda, et igas inimeses peitub mingi viirus või seen. Ja ta ütleb, et ta oleks ääretult rumal, lausa loll oletada, et mul ei ole organismis ühtegi potentsiaalset patogeenset viirust. Kindlasti kuskil on ja ootab tingimusi, et paljunema hakata, nii et ei saa öelda, mingi inimene öelda, et ma olen täiesti parasiidi ja seene vabad. Kindlasti on see väikene seen kuskil kasvab sinu... Dragunkuliit. Väike dragunkuliidi muna või eos või spoor on ikka kõigil küünarnukis ootamas. Ta võib öelda, et ta on täiesti kindel, et ei ole kirpe või täisid või sellised parasiite, aga... Väike dragunkuliit on ikka kõigil. Ta ütleb, et absoluutselt kindel ei saa kunagi olla, et sul kuskil mingit seent ei kasva ja muidugi see ei ole selline suur kübaraga sirmik, kes sul kuskil õlast välja vaatab. Väga mugav oleks tegelikult, kui õla peal kasvaks sirmik, sest vihma ajal siis oleks ju kaitse omast käest olemas. Ei peaks mütsi pähe panema. Igatahes Turovski on inimene, kelle juttu on alati väga huvitav lugeda, kes oskab seda juttu väga huvitavalt ka edasi rääkida. Vot nii, kes tahab pikemalt lugeda, siis pühapäeval kuulata lugeda pühapäeval Illu kohvikus või vaadake Õhtulehest, see on ainukene normaalne asi ka, mis siin vist lugeda. Muu on niisugune ikkagi, et see seksis sellega ja see seksis sellega. Aamen.